Tere kõigile! Mina olen Heiko Leesment. Olen sündinud Pärnus 1985. aastal ja elanud Pärnus enamiku oma elust. Viimased 23 aastat olen tegelenud muusikaga ja täna olen ansambli Sibel Veini bassist ja manager. Alates sellest sügisest olen Tallinna Ülikooli riigiteaduste doktorant ja mul on päriselt väga suur au täna siin teie ees oma mõtteid jagada. Aitäh selle eest! Mitmeid aastaid tagasi töötasin ma politseis ja minu ülesandeks oli koolitada politseinikke meediasuhtluses. Üsna kiiresti sain aru, et koolitades keskendusin liialt politseinikele näpunäidete jagamisele, meedia rolli ja selle tähenduse selgitamisele. Politseinike päris probleem oli hoopis teises kohas. See probleem ilmutas mulle end siis, kui ma hakkasin politseinike käest koolitusel küsima, miks politsei olemas on. Need vastused olid kõnekad. Lammastel on karjust vaja, ütles üks pahur patrullpolitseinik Järvamaalt. Muidu polekski korda majas, ütles teine politseinik Läänemaalt. Muidugi oli ka märksa diplomaatilisemaid vastuseid, näiteks et ennetada süütegusid. Aga kõik see näitas, et see pole selgelt kokku lepitud põhimõtteline raamistik, vaid igaühe vaba tõlgendus sellest, miks politsei päriselt olemas on. Üle 10 aasta avalikus sektoris töötamist on näidanud mulle väga selgelt, kui vähelt pööratakse päriselt tähelepanu sellele miks küsimusele, miks me päriselt midagi teeme ja miks see päriselt vajalik on. Avalikus sektoris töötavad inimesed ei taju oma rolli tähendust objektiivselt ja selle rolli objektiivse tajumise vajalikkusele ei pöörata seal ka piisavalt tähelepanu. Monopoolse seisundi võlud ja valud. Politsei on alati olemas olnud ja ei kao kuhugi, seega pole vaja ka mõelda, miks politsei olemas on. Kuigi pole konkurentsi, on avalikul sektoril siiski võim, millega kaasneb suur vastutus. Aastaid on räägitud avalikus sektoris kliendikesksest mõtteviisist. See on oluline samm paranemise suunas, aga mitte täielik. Olen väga nõus avaliku halduse eksperdi Külli Taroga. Inimene on enne kõike riigi omanik, mitte klient. Palju te sellist mõtteviisi riigi või kohaliku tasandi valitsemisest täna üldse kohtate? Erinevate maailma piirkondade puhul võime rääkida erinevatest valitsemise kultuuridest. Näiteks Skandinaavia, kus riik on oma inimestega partnerlussuhtes ja inimeste suhe võimu on pigem neutraalne. Või siis Anglo-Ameerika kultuuriruum, kus kesksel kohal on vabaduse kaitsmine ja kus võimu suhtutakse äärmiselt skeptiliselt ja kriitiliselt. Võimu tuleb pigem piirata, sest muidu lähevad asjad käest ära. Eristatakse ka veel ortodokset romaani kultuuri, mida me näeme selgelt tänasel Venemaal, kus riigil ja enamasti ühel tema valitsejal on väga keskne juhtiv roll. Juht on tugev, ta on suur, võimas ja talle kuulub jäägitu austus. Võimu kritiseerimiseks ei ole võimalust ja enamasti ei peeta seda ka vajalikuks. Eesti häda ongi selles, et me väga tahaks endast mõelda kui Põhjamaast, kelle valitsemiskultuur on Skandinaaviaga sarnane. Siiski möödunud 50 aasta võim, idanaabri võim meie juures, on meile ka valitsemises kultuuri jätnud väga suure jälje, mida me justkui ei tunnista. Skandinaavialik partnerlussuhete ja dialoogi pidamine inimeste ning valitsejate vahel ei vea enamasti välja. Pigem haarab võim ikkagi mingil hetkel ohjad, lööb platsi puhtaks ja korra majja. Nii on lihtsam, kiirem ja efektiivsem. Kuidas siis riik ja võim just selliseks ikkagi on kujunenud? Vaatame korra ajalukku. Tegelikult ju täpselt keegi ei teagi, kuidas riigid moodustusid ja miks see just nii läks. Suure tõenäosusega oli peamiseks teguriks turvalisus, mis inimesed koonduma ja riiki looma pani. Nagu ütles inglise filosoof Thomas Hobbes, inimese elu oli ilma riigita üksildane, vilets, vastik, elajalik ja lühike. Selleks, et oma elu ja vara kaitsta, oli mõistlikum koonduda. Ja kui juba oli koondutud, oli ka mõistlik see, et keegi võttis enda peale turvalisuse pakkumise. See on nüüd see sama koht, kus katust pakkuv maffia ja politsei tegelikult jagavad seda sama ajaloolist alguspunkti. Lihtsustatult öeldes on võim kellegi suutlikkus panna kedagi teist tegema, mida ta muidu vabatahtlikult ei teeks. Valitsemise kontekstis on võimu eesmärk ajalooliselt olnud inimeste käitumise tulemuste etteaimatavaks muutmine. Et inimesed maksaksid maksud ära ja kuuletuksid seadustele. Ühiskond püsiks teatud raamides. Prantsuse filosoof Michel Foucault sõnul põimuvad kaasaegses valitsemises väga tugevalt kristluse võimutehnikad, mis proovisid leida teed inimese hinge, mõtete ja tunnete juurde. Et mõjutada inimest just nii sügavalt, koputades tema südametunnistusele, nii püsis inimene valitsejale lojaalne. 17. sajandil välja kujunes selline distsiplineeriv võim ja see keskendus juba kehale kui masinale, mille dresseerimisel oli võimalik suurendada kasulikkust ja kuulekust.
See kõik pidi aitama kehad paigutada tõhusatesse ja ökonoomsetesse kontrollisüsteemidesse. Selle näiteks on Foucault käsitluses palju tähelepanu saanud vanglad, haiglad ja koolid. Ka neid leiame me tänapäevase võimu juurest. 18. sajandist räägime me Foucault sõnul aga biovõimust, mis keskendus kehale kui elumehaanikale, selle bioloogiale. Selle sisuks on sündimuse, suremuse, tervislike seisundite ja eluea kontrollimine. Taoline lähenemine on hädavajalik, et toetada kapitalismi ja industrialiseerimise võidukäiku lääne ühiskonnas ja sel põhjusel ka see esile kerkis. Paralleelse biovõimu tekkega saab rääkida ka normaliseerivast võimust, mille eesmärk on paika panna normaalsus, inimeste üle tehtava järelevalve kõrvale arenes välja teatav normaliseerimise funktsioon. Küsimus sellest, kes on normaalne ja mis on normaalne, on aktuaalne veel ka täna, eks ole. Kahjuks ei jõudnud Foucault ära oodata oma arenguetappi, mida ma oma magistritöös nimetan mõttepoliitika ajajärguks või mida tähistatakse terminiga mind politics. Kui varasemad võimu arenguetapid on otsinud võimalus inimese tegevuse tulemuste etteaimatavaks muutmisel kehaliselt, siis viimased aastakümned räägime me sellest, et kontrolli saavutamiseks soovib võim kontrollida inimeste mõtteid, täpsemalt suunata nende otsustusprotsessi. Just sellest kontekstist võrsubki nügimise praktika, mis peaks aitama inimeste valikuid nutikate meetoditega suunata. Miks aga peab nutikate meetoditega kellegi valikuid suunama? Vastus on lihtne. Lääne demokraatlik maailm on valinud suuna, kus inimesed peavad üheaegselt olema vabad ja valitsetud. Foucault räägib võimu ühe toimimise eesmärgina valitsemismeelsusest, ehk kuivõrd inimesed tunnevad, et nad tahavad olla valitsetud. Riigi ülesanne on teha kõik selleks, et inimestele meeldiks olla valitsetud. Inimeste valitsemise juures aga on keskseks küsimus, milline see valitsetav inimene siis ikkagi päriselt on. Täpsemalt, kui ratsionaalne ta on. 1980. läänes populaarsust kogunud neoliberalistlik poliitika kujutas inimeste edule orienteeritud majanduslikult mõtleva olendina. Umbes sellisena, kelle jaoks riik ei peaks olema muud kui nähtamatu käsi kuskil taamal. See mõtteviis minimaalsest riigist, kes sekkub hästi vähe inimeste ellu, levis kulutulena peaaegu kõikjal ja näitas suunda paljudes riikides, ka Eestis, kus on kõlanud ju laused, et kui sul ei ole tööd, siis hakka ettevõtjaks. Just kui majanduslik mõtlemine oleks kõigile võimetekohane, või siis, et õpi IT-d, just kui oleks programmeerimine kõigile võimetekohane. 2000. esimese kümnendi lõpu majanduskriis aga tühistas selle ratsionaalse toimija narratiivi väga selgelt. Korraga selgus, et inimesed ei olegi homoökonoomikused ja ka oma enda rahaasjade planeerimisel jäädakse pahatihti kimpu. Selles kontekstis sai aga küpseks aeg teoreetikule nimega Daniel Kahneman, kes väga lihtsalt ütleb ära, et inimene ei ole enamasti ratsionaalne ja ei suuda teha häid valikuid. Inimesel eristab ta kaht mõtlemisprotsessi, kiiret ja impulsiivset ning aeglast ja analüütilist. Meie probleem on selles, et kiirenev elutempo ja suureneva infomahu juures kaldume me rohkem kiire mõtlemise poole. See tähendab, et meie valikud elus on vähe läbi analüüsitud ja võivad olla sellest tulenevalt ekslikud. Majanduslanguse kontekstis leidis see teooria kiirelt toetust, sest inimesed olid ju just end ribadeks laenanud. Ka ei olnud aastakümneid tehtud teavituskampaania muutud inimeste tervislikku käitumist märkimisväärselt. Kuidas siis aga neid inimesi aidata, kes ei suuda ise oma valikuid teha, aga kes peavad olema vabad ise oma otsuseid tegema? Hilisem nobelist Richard Taylor ja õigusteadlane Gans Sunstein pakkusid sellele lahenduseks välja nügimise teooria, mille toimeloogikaks on valikute arhitektuur. Laias laastus tähendab see sellist asja, mida näete kaupluses. Tooted on paigutatud teatud kindlal moel ja see aitab teid suunata teatud ostukäitumise juurde. Nügimise mõte on selles, et teatud valikud muudetakse vähe analüüsivale inimesele erinevate meetoditega ahvatlevamaks ja justkui ainumõeldavaks. Ja soovimatud valikud jällegi keerulisemaks või vähem ahvatlevaks. Näiteks kooli sööklates tervisliku toidu asetamine silmade kõrgusele, alkoholi ja tubakatoodete poodides silmade eest ärapeitmine või lamapolitseinik lasteaia ees. Need nügimise loojad Taylor ja Sunstein eksitavad oma järgijaid väitega, et nügimine ei ole võimu kasutamine. Kuna pole karistust, pole nende hinnangul ka võimu kasutamist. Aga laenates sõnu professor Peeter Seljalt, see on naiv hopsilik lähenemine. Sest võim, nagu ütleb Foucault, on kõikjal meie ümber, pidevas arengus ja moondumises. Valitsemine ilma piitsata ei tähenda valitsemise puudumist, kui suures ka Taylor ja Sunstein ütlevad, et nügimine toimub tegelikult kõikjal meie ümber. Foucault sõnul tuleb meil võimu olemuse mõistmiseks pigem vaadata seda, mida võim teeb, mitte seda, mida ta räägib.
Kindel on see, et nügimine on mõttepoliitika raamistiku osa ja samasugune võimutehnoloogiline lahendus nagu primitiivsemad tehnoloogiad, manipuleerimine, hirmutamine või karistamine. On üsna naiivne arvata, et teises vormis inimeste üle kontrolli otsiv võim ei omaks samu eesmärke, mis tal on olnud aastatuhanded. Ehk siis ka nügimise käigus otsib võim endiselt kontrolli inimese üle, inimeste tegevuste tulemuste etteaimatavaks muutmise võimalusi ja normaalsust. Nügimine on kahtlemata võimutehnoloogia. Teine häda nügimise ja Kahnemani irratsionaalse inimese käsitluse juures on see, et see kannab kõiki teatud moel maha, meid kõiki. Inimesi pole mõtet harida ega võimestada küsimustes, millega nad hakkama ei saa. Tegelikult muudab see inimesed selleks samaks lambaks, kellest rääkis mu kõne alguses too Järvamaa politseinik. Lihtsalt politseiniku asemel teevad tööd valikute arhitektid ja nutikad meetodid, mis meie soovi olla valitsetud ja normile vastavad, väga nutikalt suunavad. See on habras piir, kus on keeruline tõsikindlalt väita, et valikute vabadus on tõesti olemas. Inimese ratsionaalsuse alahindamise puhul on ka üks teine probleem, mida meil tasub täna silmas pidada. Brightoni ülikooli sotsiaalpsühholoog Chris Cocking ütleb, et inimestel on kriisiolukordades tegutsemiseks kollektiivne psühhosotsiaalne vastupanuvõime. See on üks äärmiselt tugev jõud, mis inimesi mobiliseerib ja paneb ühes suunas tegutsema. Selle kollektiivse ühise pingutuse kõnekateks näideteks on Ukraina sõjale järgnenud reaktsioon, koroona esimese laine ajal toimunud ühisaktsioonid ja laulev revolutsioon. Kriisi olukorras ei teki Cockingu sõnul inimestelt paanika, vaid nad pigem hakkavad kokku hoidma ja lahenduse nimel ühiselt tegutsema. Kui aluseks võetakse see, et inimestel tekib paanika, on tegemist korrakaitselise küsimusega, mitte turvalisuse küsimusega. Inimese ebaratsionaalseks paanika kontoriks pidamine aga toodab konflikti võimuga. Ja kollektiivne koostöötahe, mis inimestel tekib, koondub tema hinnangul hoopis seda loomuomast reaktsiooni tõrjuva elemendi ehk riigi enda vastu. Just seda nägime me kevadel, kui politseinike rünnati meeleavaldustel. Aga võimu ja rahva suhe on relatsiooniline, üks mõjutab teist ja vastupidi. Jälgisin juba mõnda aega tagasi üsna murelikult seda, kuidas demokraatlikes riikides end tsiviilorganisatsioonina defineeriv politsei hakkas Eestis muutuma militaarseteks rohelisteks mehikesteks. Arusaadavalt muutub selline nähtav muutus ka inimeste taju politseist, tema tegevuse tähendusest ja olemusest. See muide on põhjus, miks politsei ei kanna enamasti Suurbritannias tänaval relvi. Siin aga mängib meie puhul rolli hoopiski see sama romaani valitsemiskultuurist tulenev ootus riigile ja politseile. Valitsev on ju hoiak, et me tegelikult ootame neilt tugevust ja jõudu. Ehk siis pole meil mõtet ka vinguda, kui meil cello meeleavaldusel ära võetakse. Ise oleme sellist võimu ju tahtnud ja loonud. Mis ma kõige sellega öelda tahan? Inimesed peaksid päriselt hakkama kriitiliselt mõtlema ja tähele panema seda, mis nende ümber toimub ja kuidas võim ilmneb ning mida ta päriselt teeb. Lisaks tuleks avalikus sektoris päriselt juurutada põhimõte, et inimene on riigi omanik, mitte klient. Kolmandaks, kedagi teist süüdistada ei saa, kui riik toimetab nii, nagu meile ei meeldi. Meie suhe on riigiga relatsiooniline ja see tähendab, et riik on meie nägu ja meie oma riigi nägu. Siin tasub vaadata meil ka peeglisse ja küsida, mis nõudmisi me siis omanikel oleme riigile üldse esitanud ja millised oleme me ise selles võimu suhtes olnud. Kui me oleme valinud olla lambad, siis on meil päriselt ka karjust vaja ja siis pole vahet, kas seda teeb nügiv valikute arhitekt või roheliseks mehikeseks muudunud Järvamaa politseinik. Aitäh teile!